Tere! Täna räägime kvaliteedist. Kas kvaliteet on möödapääsmatus või mood? Mis on kvaliteet, miks on vaja ja kuidas saab kvaliteeti juhtida? Kõik on seda sõna kuulnud ja paljud räägivad sellest. Paljud ei mõista seda, paljud mõistavad, et kvaliteeti tuleb võtta tõsiselt, paljud aga ei tea, mida tuleks teha. Paljud mõistavad, teavad, teevad ja on saavutanud edu. Mõiste kvaliteet pärineb ladina keelest ja võimaldab viidata kellegi või millegi olemise viisile või omadusele, näiteks headus. Kvaliteet võib olla loomulik ja sünnipärane omadus, näiteks hea joonistaja, suhtleja. Objektide omadused seevastu on füüsikalised ja keemilised omadused, näiteks soe ja veekindel jope, vastupidav materjal. Omadused võivad olla objektiivsed või subjektiivsed. Mis on ühele inimesele hea, ei pruugi teisele sugugi hea olla. Vana-Kreeka filosoof Aristoteles kasutas kvaliteedi mõistet oma kategooriate õpetuses. Aristotelese kategooriad, mõistepaar substants, mis on loomuseks ja olemuseks, ja akcidents, see, mis omistatakse substantsile, iseloomustavad olemus, näiteks kas inimene või hobune, hulk ehk kvantiteet, kvaliteet, näiteks kirjaoskaja, suhe, näiteks kahekordne või pool, koht, näiteks väljakul, aeg, näiteks eile, olek, näiteks lamab, seisund, näiteks on riides või tegevus, näiteks lõikab. Aristoteleselt pärineb palju huvitavaid ütlusi ja tuntud on ka tema ütlus kvaliteedi kohta. Kvaliteet ei ole teguviis, vaid harjumus. Enamik inimesi soovib elada head elu. Küsimus on selles, milles see seisneb. Aristotelese järgi on kvaliteet eripära, mis võimaldab mõista objekti või subjekti olemust. Näiteks on kahel jalal kõndimiseks mõeldud inimesel pipeedi ehk kahejalgse kvaliteet, samal ajal kui hobusel on neljajalgse kvaliteet. Platon, Aristotelese õpetaja, määratles inimest kui kahejalgset ja sulgedeta loom. Kvaliteedi definitsioone on veel väga mitmesuguseid. Mõned näited. Kvaliteet on suhe nõudmiste ja tegelike saavutuse vahel. Erinevus selle vahel, mida me ootame ja mida me saame. Või näiteks selline, kvaliteet aitab eristada head halvast, vastuvõetavat vastuvõetamatust, mahajääjaid tegutsejatest. Kvaliteet rajaneb väärtustel ja seda väljendatakse valikutega. Või ka selline definitsioon. Kvaliteet on asja, toote, teenuse või info omadus ja täpne vastavus otstarbele, vajadustele ja nõudmistele ehk tarbimisomaduste kogum. Ja leiab ka sellist definitsiooni. Kvaliteet tähendab kasutamiseks sobivat. Kvaliteet on suhteline. Igal inimesel on oma ettekujutus ja arusaam kvaliteedist. Kõige levinuma definitsiooni kvaliteedile on andnud inimesed ise. Ma ei oska defineerida kvaliteeti, aga ma tunnen seda, kui kogen seda. Mõiste kvaliteet on olemuslikult seotud mitmete teiste sõnadega, mida kasutatakse mitmesuguste oluliste väljendite moodustamiseks. Näiteks elukvaliteet, inimese aineliste, vaimsete ja sotsiaalsete vajaduste rahuldatus ja elulaadi kvalitatiivne külg vastandatuna materiaalsete väärtuste tarbimisele. Aga ka kvaliteet aeg iseendale, aeg koos lähedastega. Kas teie olete kvaliteedi inimene? Kvaliteedi inimene eelistab veatud toodet või teenust vigadega tootele või teenusele, mugavat toodet või teenust ebamugavale ja nii edasi. Kvaliteedi inimene otsib kvaliteeti ka väljaspool kaubanduslikke tehinguid, igas inimsuhete valdkonnas. Kvaliteedi inimene soovib olla ise alati ja kõiges kvaliteetne. Piltlikult öeldes katab laua alati ka iseendale, mitte vaid siis, kui külalised tulemas. Kvaliteeti saab juhtida, see ei teki iseenesest. Iga inimene saab end ise juhtida püüdlustes kvaliteedi tõstmise ehk teekonnal täiuslikkuse poole. Kõrgem isiklik kvaliteet toob tõenäoliselt kaasa parema elukvaliteedi, paremad suhted lähedastega, paremad karjäärivõimalused
ja nii edasi. Igas organisatsioonis ja tegevusvaldkonnas, tootmises, teeninduses, avalikus teenistuses, tervishoius, hariduses ja nii edasi, valitseb konkurents klientide, külastajate, patsientide, kasutajate, üliõpilaste, ressursside ja paljude muude asjade pärast. Kvaliteet on muutunud kõige tähtsamaks konkurentsirelvaks, mida tuleb targalt juhtida. Juhtida saab aga seda, mida saab mõõta. Kvaliteeti saab juhtida, kui teatakse, mida kliendid ja kasutajad kvaliteediks peavad. Kvaliteeti saab juhtida, kui tuntakse hästi oma organisatsiooni. Kvaliteeti saab juhtida ja tõendada, kui on seatud kindel eesmärk ja kvaliteedikriteeriumid. Kvaliteeti saab juhtida, kui juhtimistegevustest peetakse silmas terviklikku kvaliteeti. Kvaliteeti saab juhtida, kui kogu organisatsioon teab, mõistab ja on pühendunud kvaliteedile ja pidevale täiustumisele. Mida tähendab terviklik kvaliteedi juhtimine? Terviklik kvaliteedi juhtimine on meetodite kogum kogu organisatsiooni konkurentsivõime, tulemuslikkuse ja paindlikkuse suurendamiseks. See on organisatsiooni juhtimise viis, mille abil saab parendada kõiki toimivuse aspekte. Oma olemuselt on terviklik kvaliteedi juhtimine vahendiks kõigi tegevuste planeerimisel, organiseerimisel ja mõistmisel. Kõik organisatsiooni osad ja kõik inimesed teevad samade eesmärkide suunas koostööd. Tervikliku kvaliteedi juhtimise 8 põhimõtet on kasutatavad iga tüüpi organisatsiooni jaoks. Nendeks on tulemustele orienteeritus, kliendikesksus, eestvedamine ja eesmärgi ühtsus, protsessidele ja faktidele tuginev juhtimine, töötajate arendamine ja kaasamine, pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine, partnerlus, koostöö arendamine ja vastutus ühiskonna ees. Maksab mitte kvaliteet, vaid selle puudumine. Kvaliteedi juhtimise ajalukku on kirjutatud Ameerika kvaliteedikuru Philip Crosby kuulus lause "Quality is free". Ta selgitab, et maksab mitte kvaliteet, vaid kõik see, mis ei ole kvaliteetne ja kõik tegevused, mis tulenevad sellest, et esimesel korral ei tehtud asju õigesti. Terviklik kvaliteedi juhtimine keskendub probleeme ennetava mõtteviisi edendamisele. See on keerukas ja inimeste hoiakute muutumise küsimus. Kvaliteedi juhtimist saab ja tuleb õppida. Palun väga, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ootab teid. Jaksu teekonnal täiuslikkuse poole.